tervist. Vaimsest tervisest on meie tänane õppematerjal. Õpetaja preilil on sellepärast kapuuts peas, et kuppel koos seisaks. Ja põhjus lihtne, materjal on pikk, 11 lehekülge. Ta asub meil siin juba tuttavas keskkonnas, see on Aabrami hobulausujad.ee, kus on rubriik Kati lood ja laulud. Selles rubriigis on nüüd siis seekord see tekst mitte korras kujul, vaid sellisena, nagu ta õppevahendina on. Siin ta meil on. Ma panin pildi ka juurde. Tütar Indira tegi Rapla keskväljakul uusaasta ööl. Ja nagu sa näed, selle teksti koostis on järgmine. Kõigepealt me paneme sinuga koos kirjavahemärgid ja kokkulahkud. Sina kirjutad oma kogemustest läbipõlemisega, kas siis enese või lähedaste näitel. Seejärel on meil siin kolleeg, kirjanik, õpetaja Jürgen Rooste tekst, kus on üht-teist meeldivat nokitseda. 5. ülesandena on meil siin reas psühhiaatri tekst, kus saad harjutada ise ühtlasi seejuures ammutades suurepäraseid teadmisi. Saad pärast läbi lugemist refereerida, nii nagu see ka eksamil käib, ja pärast funktsionaalse lugemise harrastamist reastad 10 olulist punkti, mis sind isiklikult kõnetavad. Kui me siit edasi sõuame, rullime ja scrollime, siis me jõuame piiblini. Alguses oli sõna ja meil on võimalik lugeda, et kõige enam läbipõlemisega ohustatud piiblitegelane, üllatus, üllatus, oli Jeesus, kes taipas piisavalt sageli minna üksindusse palvetama, mediteerima, ise olema. Aga teised tegelased, kes piiblis esindavad klassikalist läbipõlemist, on Taavet, Elias, Naomi. Seejärel on pannud koolipreili teile siia teksti, mis on autor Kelly McGann, How to Overcome Writer's Burnout. Sul on võimalik kas siis inglise keelt vallates või seda Google tõlkides, Chipi tõlkides tutvuda, mismoodi saada üle kirjaniku, aga ka teadlase, õpilase, õpetaja läbipõlemisest. Kõige olulisem, mitte loobuda ja mitte iseennast maha kanda ega lukustuda. Viimane osa sellest pikast tekstist on raamatu tutvustused ja soovitused, nii et neid siin reas ikka on. Minu arvutis see tekst, mille me nüüd sinuga läbi teeme esimese ülesandena, pane kirjavahemärgid ja kokkulahkud, näeb välja selline. Sinu esimene ülesanne, nii siis pärast koos minuga läbitegemist on
kirjutada oma kogemustest enese või lähedastega. Minu stuudio näeb välja selline. Nii, asetume paika. Kohe vaatame, et kaader oleks kaunis. Apsti. On küll. Seekord on pealkiri vaid üks sõna, täiesti lubatud. Ja punkti õnneks see üks sõna enda lõppu ei meelita ka. Miks on läbipõlemine meil kokku tarvis kirjutada, aga sellepärast, et see burnout on termin, nii et kuidagi teisiti kui kokku kirjutades ta meil sugugi ei töötagi. Meie millenniumi 2 N-i ja mitte 2 E-d. Millenniumi võib nimetada sündroomide epohiks, sest vaimsete häirete klaster, päris palju me kasutame seda sõna, kuhjumise, kogumi, puntra, pusa asemel. Klaster on niisugune elegantselt ähvardav sõna. Koosneb tervest sündroomide sarjast. Sissejuhatava lõigu algus niisiis hoiatab, et läbipõlemise sündroomi taga on nii sul kui mul kui tal terve hunnik erinevaid komponente, osiseid. Oleme kõnelnud keele ja kirjandusega külgnevalt praegusest piinatud geeniuste nihete valikust. Siin me loetleme neid tekste ja õppematerjale, mida me oleme sinuga koos, kallis kaasteeline, koostanud ja läbi jalutanud. Pärast koolonit on loetelu: kirjanike diagnoosid, nartsissism, ATH, autism, bipolaarsus, POTS ehk siis posturaalne ortostaatiline tahükardia sündroom, mida on maailmas uskumatult palju. Südame pekslemine, rängad peavalud, ärakukkumised, jada, vereringe häired. Seda on tohutult. Depressioon, ärevus ja sajasoolisus kokku. Ma ei hakanud nokkima siit loetelust välja komasid, et neid koos sinuga siia panna tagasi. Autism, bipolaarsus, POTS, 3 punkti lause lõpus tähendab, et tegelikult on neid klasteri asukaid veel. Suur osa neist siltidest kaasneb veel ühe kompleksse 2 S-i nimetav kääne kompleksne ja siis omastav kääne kompleksse 2 S-i sündroomi läbipõlemisega. Mõttekriips, et ei oleks sissejuhatavas lõigus 2 koolonit, on meil nüüd mõistlik kasutada mõttekriipsu. Nad nii põhjustavad kui, ilma komata kui, võimendavad üksteist kokku või ilmnevad tagajärgedena. Poolitusmärk tagajärje liitsõnaks liitmise puhul on rea lõpus. Alati rea lõpus on poolitusmärk.
külgetõmbeseadusele, külgetõmbeseadus, üks sõna, kõik 3 sõna kokku, külgetõmbeseadusele vastavalt ilmuvad mingist teemast huvituva inimese ette järjest. Sellega seonduvad kirjatööd, üks sõna, muidu kuuluks töö kirjale. Ja pakkumised, kooma, täna tunduvad tänu fookusele olevat ümberringi, üks sõna, kõik läbi põlenud. Koma, mis peale, kokku, mis peale, see peale, üks sõna. Kogu eeter ägab ja me teeme otsekõne. Niisiis, kogu eeter ägab, ehk siis avalik ruum on täis tekste, pihtimusi, nõuandeid, kogemuste jagamisi. Koolon, jutumärgid eesti keeles algavad alt. I need a break. Jutumärgid kinni. Niiviisi transkribeerides inglise keelt eesti keelde, me pisut naljatame, pisut vaatleme seda, kuidas eesti keeles me kirjutame nii nagu hääldame ja kuivõrd inglise keeles loetakse I need a break täiesti ühtse joruna, siis tegime sellise vallatuse. I need a break. Ja ühtlasi ütleb sinu tekst I need a break. Pärast niisugust lausete reastamist on täpselt õige aeg teha taandrida ja alustada uut lõiku. Liigendamist lausa käsib siin ka tõsiasi, et pärast otsekõnet nagunii ei saa jätkuda sama rida ega lõik. Äripäeva üks sõna, see on väljaande nimi, väljaande nimed meil ei ole jutumärkides. Äripäeva e-pood, e-sidekriips pood. Nii käib. Pakub teost läbipõlemine. Kokku jutumärkide sees, jutumärgid eesti keeles algavad alt. Mõttekriips. Doktor Google, doktor väikese tähega, ilma punktita, soovitab lisaks Jennifer Mossi raamatut Läbipõlemisepideemia, kõik 3 sõna koos, raamatu pealkiri jutumärkide sees. Igas issanda keeles jagatakse nii lühikest kui ka traktaadi pikkust üks sõna, muidu on jutuks traktaadi pikkus, aga meil on traktaadi pikkune omadussõna, kirjutame kokku. Traktaadi pikkust teavet, et loomingulise läbipõlemise üks sõna tingib iseenese kokku pidev piitsutamine. Ma pean, hüüumärk. Ja seoses sellega, et õppeteksti autor pidas vajalikuks sama lauset jätkata, me istutame selle lause sisse nüüd mitu kirjavahemärki ja see näeb välja sedasi. Ma pean, hüüumärk, mõttekriips. Sellest tulenev, ei, siin oli e vahelt puudu, ai. Nüüd on olemas. Sellest tulenev unevõlg, üks sõna, keemiseni väsinud aju, kapuutio jääb hästi koos. Ärevus, deprekas pots, niimoodi sidekriipsudega saame teha.
saame teha rongi selleks, et ei oleks ühes lauses liiga palju komanaid. Ärevusteprekas pots ning igakülgne kokku füüsiline reaktsioon. Siia me paneme kooloni, sest füüsilise reaktsiooni sümptomite loetelu selgitab, mida väitis see kokkuvõttev sõna, niisiis koolon, kõrge vererõhk, üks sõna, koma, südame jukerdamine, koma, kehakaalu, üks sõna, et kaal ei kuuluks kehale, nagu see lahku jättes juhtuks, kehakaalu tõus või langus, koma, kasvajad. Järgneb link, see on viide, sealt see autor selle materjali võttis. Järgmine lõik on meil siis refereering. Ta ei ole tsitaat, niisiis me kliinikumi kodulehekülg, üks sõna, kõik 3 sõna kokku, kliinikumi koduleheküljelt võetud tarka juttu ei pea panema jutumärkidesse. Ta on refereering, kokkuvõte, suht-koht samade sõnadega, niisiis kliinikumi kodulehekülg kokku ja interneti entsüklopeedia, no teate küll, see on Vikipeedia.org, selgitavad. Ja nüüd on koolon, jutumärgid algavad alt. Stress on eduhind ning läbipõlemine, üks sõna, poolitusmärk rea lõpus, algab headest kavatsustest. Läbipõlemissündroom, kõik 3 sõna kokku, läbipõlemissündroom on emotsionaalse ja vaimse kurnatuse seisund, koma, mis toob kaasa alaneva hinnangu endale kui professionaalile. Võrdlev kui selle ette koma ei käi. Endale kui professionaalile ning võib süvenedes laieneda ka isiksuslikele omadustele. Et ma praegu jäin mõtlema, kus kohas olid lõppu jutumärgid. Veel ei ole. Kurnatus tähendab ennekõike üks sõna, psühholoogilist ning emotsionaalset, kindlasti mitte jotiga, eks, väsimust, koma, mis viib võõrandumiseni, koma, arvatakse, koma, et ei sobita oma ametisse, koma, kaob töörõõm, üks sõna, muidu on töö kurb, aga töörõõm on termin. Tekib emotsionaalse tühjuse tunne, koma, kaob entusiasm, iga, koma, väheneb töövõime, üks sõna, koma, halveneb tervis, koma, rahulolematus, üks sõna, enda ja oma tööga järjest suureneb ning lõpuks kannatabki. Scrollisin omal selle nina eest ära, nina on suur, pilt väike. Halveneb tervis, rahulolematus enda ja oma tööga järjest suureneb ning lõpuks kannatabki ka töö kvaliteet. Töö kvaliteet võib olla nii kokku kui lahku, selline liberaalne juhtum. Läbipõlemisele, üks sõna, on omane vaimne kurnatus, koma,
energia ja tahte alanemine, inimesed tunnevad end tühjaks väänatutena pigem kokku. Inimene muutub ükskõikseks, üks sõna oma töö suhtes, tema kompetentsus väheneb. Toast väljas kumm tühi, jõud lõpeb ei jaksa enam. Teate seda tunnet küll. Läbipõlemist üks sõna iseloomustab üks sõna, depressiivne meeleolu kokku. Inimese emotsionaalsed ressursid on kurnatud, kuna liiga palju energiat on kulutatud liiga pika aja jooksul, ilma et seda kusagilt tagasi tuleks. Majanduskriisi ajal me lubame endale vajalikust oluliselt vähem vaheldust, väljasõite kas või siinsamas Eestis, kontserte, teatris käimisi, külas käimisi. Oled sa tähele pannud, kuivõrd vähem me käime üksteisel külas? Tuleb mõte minna külla ja sa hakkad arutlema, ma saan sel ajal kodus ära teha selle, siis sa juba arvutad bensiini, külla kaasa võetavat külakosti, külakost, üks sõna. Ja sa jääd koju ja sa väänad endast välja töid kodus, muutudes üha kurvemaks, tühjemaks. Ja ongi käes. Hõissa. Läbipõlemist üks sõna ei tohiks samastada depressiooni või stressiga, kuigi see kätkeb mõlemale seisundile omaseid tunnuseid. Läbipõlemise kokku põhjusi tuleks otsida eelkõige kokku töökeskkonnast. Kokku töö ja keskkond. Töökeskkonnast mõttekriips, pikem hingamispaus, komasid selles lauses juba on, mu lemmik kirjavahemärk, mõttekriips, tiree päästab meid siin. See on enamasti pikaajalise üks sõna, tööstressi üks sõna tulemus, mis kujuneb ebaõnnestunud kokku katsetest tulla toime erinevate negatiivsete stressoritega. Läbipõlemine üks sõna erineb depressioonist lokaalsuse poolest, kui depressioon on generaliseerunud, ehk siis üldiseks muutunud, laienenud, suurenenud, generaliseerunud seisund, siis läbipõlemine üks sõna on töökeskne kokku. See tähendab seda, et läbipõlemise seisundist on võimalik väljuda, keerates kõik maha, tõmmates juhtmed seinast välja, minnes õue, võttes suusad, kärud, uisud, hangud, mida iganes. Kellel on kodune jõusaal ja vabaõhuspa, nagu siin koolipreilil on õnneseen, ta ei maksa selle eest. Vastupidi, ta jätab maksmata töömeestele, vaid teeb ise. Päästab, väga hästi päästab. Jahutab maha. Ja selleks, et peatada pärdik peas, selleks, et mitte ka vabas õhus füüsilist tööd tehes ikka kõrvade vahel läbi põleda, soovitan
loendamist, loendagem, samme, kärutäisi, labidatäisi lund kühveldades, edasi-tagasi kõndimise ridu. Loendamine toob su keskmesse ja fookusesse. Ma tean. Siin on meil siis jällegi viitelink. Solopreneurs. Miks on see meil kaldkirjas? Sellepärast, et ta on otseselt võõrkeelest. Ta on nii inglise kui prantsuse keelne. Solopreneurs kursiivis, mõttekriips, vahva nimetus üksinda oma koorma kandjate kohta. Puudutab nii kunstnikke ja kodukontoris üks sõna, kontoriliik, poolitusmärk, rea lõpus, töötavaid IT-inimesi. Sinna vahele käib sidekriips kui kodupere naisi, kõik 3 sõna kokku. Õppisime kodukontori võlu ja valu tundma pandeemia ajal ja saime teada, kas see meile sobib või ei sobi, kes ja kas suudab ennast distsiplineerida, kes ja kas suudab jääda produktiivseks, rõõmsameelseks. Enamus inimesi vajab teist inimest, vajab kollektiivi, vajab suhestumist, sünergiat, energiate liitmist. Internetist selleks ei piisa. Forbes ja Meediabistroo kirjeldavad üksmeelselt üks sõna, kooma, kui hull on rassimine ilma tagasiside, üks sõna ja tunnustuseta. See on arvutis või võõrsil kangelastegusid kokku sooritavatel sangaritel ja ööpäevaringselt, kõik 3 sõna kokku. Ööpäevaringse asemel armastatakse üsna sageli kasutada 24 kaldkriips 7 kombinatsiooni. Vanas heas eesti keeles on see ööpäevaringselt, rakkes, pereemadel üks sõna, ühine jama, koolon. Siia sobib väga hästi koolon. Saavutusi ei nähta ega kiideta. Lihtsam ei ole samas ka meeskondlik üks sõna, mentaalne peesse kukkumine. Kirjutame kokku koma, mida kogevad ärimehed, üks sõna, ja poliitikud, kooma, kes on sageli nii üht kui teist ning satuvad eetilisse kahvlisse ehk siis ettevõtja, poliitiku, eetiline. Nii tuttav meile televiisorist. Iga ometi. Eestis on sellise skisofreenilise topeltmoraali, üks sõna, ja sellest tulenevate kahestunud vassimiste ilmsiks tuleku üks sõna, kõrgaeg kokku. Maskid ja võltsfassaad üks sõna, varisevad. Rahvajuhtide kirjutame kokku, kuigi nad ei ole seda. Rahvajuhtide mineviku eest ning selgub, et meie illuminaadid, selline sõnakesekene tehtud illuminaadist ehk siis überrikkast, ülipisikesest chosen one'ide
tiputäiest. Illuminaadid, nii nunnu, on kogu aeg olnud rahva vastu. Neid endid põletab läbi paratamatu valede meelespidamine. Meelespidamine võib olla nii koos kui lahus. Valede meelespidamine, kambast kellegi murdumine ja tõe ärarääkimine. Jätame lahku selle ärarääkimise mõttekriips, aga ka inimlik versus poliitika, eetika, vastutus. Paradoksaalsel kombel kogunevad politseinikud kogevad. Politseinikud ja kurjategijad, üks sõna, ühesugust kokku, läbipõlemise üks sõna, tuleriita kokku. Dostojevski Kuritöö ja karistus, jutumärkide sees, on raamat see. Ülikooli ajal me tavatsesime õpetajate Peeter Toropi ja Jüri Talvetiga itsitamisi nimetada seda teost külvitöö ja koristus. Ehk siis tervitustega härrastele Torop, Talvet, Olesk. Kuritöö ja karistus kirjeldab, mil moel mõrtsukas iseennast üks sõna, omaenese üks sõna kõrvade vahel läbi küpsetab ja perfektseimagi roima järel lõpuks ikkagi vahele jääb. Kättemaksukontor, 3 sõna kokku, jutumärkide sees, seriaali nimi on see, mis kätekas. Ja teised lühendid ilma punktita. Kättemaksukontor ja teised meiemaised, üks sõna, seriaalid, iga on uurijatele ja mentidele, võmmidele, ja siia vahele paneme sidekriipsu, mentidele, võmmidele, selles mõttes halastanud, et erinevalt tegelikkusest, 2 K-d. Meie omad rajult jooma ei kuku ning ohtlikus lennus Marko Matvere mängis küll seesugust politseinikku, kes kippus tinutama. Tean sellepärast, et olen kirjutanud krimkaasid romaani versioone Mihkel Ullmanni stsenaariumide põhjal. Mul on olnud see au. Rajult jooma ei kuku ning nende abielud, üks sõna, äilagune. Stsenarist Mihkel Ullmanni armust on nemad vallalised puha, mida ei ole, see ei lagune. Kirjanike läbipõlemissündroomi, kõik 3 sõna kokku, kirjeldavad allikad samuti. Tinaninade üks sõna, see on selline pehmendav väljendik kesekene jota kohta. Tinaninade taimelavana üks sõna, kujund tuli niimoodi välja, eks. Tinaninade taimelavana mida päätab enesest pideva produktsiooni välja peksmine, kindlasti ei kirjuta kokku seda, sest on laiendiga see välja peksmine, kuni arvutiekraan üks sõna või tühi paberileht üks sõna muutub koletiseks, mis on täitmatu, oma täitmatu nõudlikkusega aina tahab midagi.
Soovitatakse joogat ja meditatsiooni ning plokki trotsides. Kikivarvul 1 sõna ja inglitiivul kokku ettevaatlikult siiski kirjutada. Jaa, see on õige. Sa võtad paberi ja kirjutad sinna kas või märksõnu. Mikrokirjutamist harrastad ikkagi, et su peaaju ja pliiatsiga möllav näpustik ei kaotaks omavahel kontakti. Jaa, teadlastel on õigus. Õpetajate burnout kaldkirjas, sest see on ingliskeelne sõna, on vastupidise 1 sõna sisepõlemismootoriga kõik 3 sõna kokku, koolon ja järgneb selgitus, mismoodi on see vastupidine sisepõlemismootor. Helde jagaja üha annab ja sisendab, aga uue hea ilma teismelisi telefonist välja siia ja praegu jagatut omandama ei saa ega saagi saama ja ning ega või nende ette, kui ma ei käi. Loomulikult tahab madalapalgalist 1 sõna, sest see on omadussõna, madalapalgalist. Missionääri enesehaletsus 1 sõna ja süüdistus. Läbipõlemissündroom kokku 3 sõna on kavalvaras, mis röövib hiilival viisil meist parimad ja helgeimad, sellised ülivõrded, muudab positiivsed omadused nagu entusiasmi, kire ja lõppematuna tunduva energia tumedaks pilveks, millest kallab alla küünilisust. Keel läheb teravaks, sest närvid helendavad. Küünilisust, põhjatut väsimust ja lootusetust. Ja sellel ei paista tulevat lõppu. Ülesanded 1 sõna muudkui 1 sõna kuhjuvad ja alati on tehtud liiga vähe. Eks me tea neid õhtusi, kõrvade vahelisi kurblemisi enesetunnustamise asemel. Siin on teile tutvumiseks link, eluviis, läbipõlemissündroom, mis see on ja kuidas seda ära tunda. Järgneb selle teksti kokkuvõte. Ülesehitamise seisukohast ülioluline on teha kokkuvõte. Mis me siis nüüd öelda tahtsime ja mis me teada saime? Läbipõlemine, läbipõlemine kokku, ärevushäire 1 sõna ja depressioon ei ole moenähtused kokku. Vaid, see on komaga vaid, vastanduv vaid, korduvalt ka piiblis kirjeldatud inimloomuse 1 sõna, tagasilöögid 1 sõna. Piiblit jumala eest me ei pane jutumärkide sisse, sõna otseses mõttes jumala eest. Nii Taavet kui Elia olid ikkagi inimesed, ka Aabram ja Mooses kippusid mõnel ebainimlikult 1 sõna rängal hetkel alla andma. Tänu sellele, et ei andnud, oleme meie täna siin oma ärevuse ja migreenide käes. Kärsa haisu 1 sõna, kärssap tead, tundes ära loobu sinagi
koma, mine õue, koma, hinga ja vaiki ning jaksad jälle. Meil on õnn, et meil on kaht moodi sidesõna ja ning see päästab sageli meie laused. Hinga ja vaiki ning jaksad jälle, mõttekriips korduvalt kontrollitud. Ühtlasi saad netiavarustest üks sõna kümnete ja tuhandete kaupa kogenute ja kõrgesti haritud saavad olla kirjutatud nii kokku kui lahku, olenevalt sellest, kas sa tajud rõhku sõnal kõrgesti, siis on lahus, või haritud, siis on koos, kõrgesti haritud. Näpunäited on üks sõna loomulikult. Kõrgesti haritute näpunäiteid fööniksina tuhast tõusmiseks. Ja soovituseks sulle väike viide siin, Tervis Pluss. Selle artikli nimi ongi tavatult pikk, nagu sa sellest lingist näed. Ülesanded muudkui kuhjuvad ja alati on tehtud liiga vähe läbi põlenud töörabajate kogemuslood. Üllatus, üllatus, nüüd kirjutad sina oma kogemusloo ja kui sa päris oma nahal ei ole kogenud, palju õnne, läbipõlemissündroomi, siis sinu ema või isa, sinu õde, vend, keegi sinu kolleegidest on selle triki sinu eest ära teinud ja sinul on lihtsalt loominguliselt põnev hetk see üles kirjutada. Storytelling, lugude jutustamine on üks tervendavamaid tegevusi üldse. Tänu sellele ongi sündinud väga paljud raamatud. Jutustad ära, saab kergem ja elu läheb alati edasi. Tšau.